Hea vaataja, minu isa tuli Valkla baptisti koguduse jutustajaks 1940. aastal. Kogudus oli suur ja talud rikkad, jutlustaja pere veel väike. Tuli Nõukogude võim ja selle järgi siis Saksa okupatsioon ja Saksa okupatsiooni lõpul kolmandik kogudusest põgenes sõja lõppedes läände. Paljud küüditati Siberisse. Pere kasvas, aga kogudus ei suutnud enam palka maksta. Kõik olid vaesed. Tuli kolhoosi ehitustööliseks hakata. Ja nii sai natuke kartuli ja heinamaad. Palvemaja vastus üle oja oli laut, seal hakkasid elama sead ja lehm. Palvemaja tagaaias siblisid kanad ja jalutas tähtsalt kukk. Kukk oli tige ja lastel tuli teda karta. Aga munad olid maitsvad ja igal päeval laual. Sigu oli 2. Kui lauta astusid, oli kohe kuulda nende uudishimulikku ja rõõmsat röökimist. Ehk saab midagi. Sügisel tuli aga kartuleid sorteerida, ikka söögikartulid, mis läksid Tallinna turule, mõned kotid ka enda perele, siis seemnekartulid ja lõpuks ka seakartulid. Viimased olid kõige väiksemad ja viletsamad. Sügisel tapeti üks siga ära ja liha soolati suurde tünni, mis asus keldris. Nii oli kartuli kõrvale ka liha võtta, Salmistu rannas sai vahel ka värsket kilu. Jõuluajal tegi ema seasoolikatest tanguvorsti, mille koorik krõvises hamba all mõnusalt. Nii see jutlustaja pere elas ja kasvas. Ometi ei tohi unustada, et kõige tähtsam selles loos oli aga suur valge kirju lehm Valli. Tema nohistas laudas ja vaatas notsüdelegi ülalt alla. Tema on selle loo kuninganna. Ta ei olnud meie peres esimene küll, aga viimane enne kui me linna kolisime. Suvel tuli käia Heinamaal heina kaarutamas ja siis heinakoormaga 3-4 kilomeetrit lauda juurde logistada, kus isa heina üles lauda lakka hangus ja lastel tuli siis seal üleval hein kinni trampida. Alul oli seal tolmu ja heina pervete sees siis päris mõnus, kuid lõpuks oli see ikkagi väsitav töö. Kõik vallid alvised heaolu nimel. Iga päev käis ema laudast lehma lüpsmas. Valli piima peal me üles kasvasime. Ema ja Valli suhted olid armastusväärsed, kuid võõrastest ja lastest ta suurt ei arvanud. Kuigi suvel Karjamaal, kui teda nimepidi hüüdsime, tuli ta tõtates vaatama, kes see on, kes seal hüüab. Nohistas ja nuusutas ja läks jälle karja juurde tagasi. Kord pidi ema Saaremaale sõitma ja nii tekkis küsimus, kes Vallit lüpsab. Leiti, et kõige vanem õde sobib väga hästi. Otsustaval päeval pani õde ema põlle ette, et näha ema moodi välja ja läks lauta. Valli puhkis ja ohkis umbustlikult. Midagi oli valesti. Korraga lõi jalaga lüpsiku ümber ja tõmbas piima kinni. Enne ema tagasitulekut asi ei paranenud. Kui ema ligi astus tagasi tulles, tõmbas Valli talle oma kareda keelega üle põse. Õige perenene oli taas kodus. Kuid siis tuli saatuslik suvi. Isa kutsuti Pärnu koguduse jutlustajaks ja pere pidi linna minema. Maaelu tuli likvideerida. Kanade ja sigadega oli lihtne, aga mis saab Vallist? Otsustati ta anda Kiiu ja Kuusala vahel asuvasse Sitsitallu. Seal ta siis tulevikus elas ja nii algaski ühel hommikul kurb teekond. Ema pühkis pisarad rätikuserva, võttis Valli kõiega kõrvale
ja nii nad tasapisi vana Narva maanteed mööda Kiiu poole astusid, kuni silm enam ei seletanud. Üks õdedest, see, kes kõige rohkem piima oli armastanud, aga nuttis ja nuttis, sest Valli oli läinud. Meie asusime Pärnu linna, kanad ja kukk, sead ja Valli kadusid lapsepõlve mälestustesse ja unustasime nad. Kuid 66 aastat hiljem ühel koolitusel Pärnu veeparadiisis tuli mu juurde minuealine mees ja ütles, teie lehm toodi meie tallu. Ilus suur lehm ja andis palju piima. Mina kasvasin selle piima peal üles. Kas te mäletate, mis ta nimi oli? Mina ei mäletanud. Helistasin õele, kes kõige rohkem oli lehma pärast nutnud. Tema ütles kohe, Valli. Jah, Sitsi tallu oli tulnud Siberist üks ema oma 4 pojaga. Lehm läks neile. Nii me seal Pärnu kaunima vaatega saalis seisime ja üksteisele kätt surusime 2 vana meest, kes olid ühe ja sama lehma peal üles kasvanud. Ühine piim, mis meid kasvatas. Märtsikuu meri säras päikeses. Tõepoolest, Valli oli jutlustaja pere kuninglik loom. Nii tubli, et ei saa koos kogu aeg ütlemata jätta, mälestus õigest jääb õnnistuseks. Ja see kehtib isegi tubli lehma kohta. Seniks nägemiseni.